Tere hommikust! Mul on väga hea meel näha jälle väga palju tuttavaid inimesi, kes on tulnud meie seminarile. Eriti, kes käisid meie seminaril ka aasta tagasi ja aitasid luua toidusalu. Ja see tagasiside oli selline, et see motiveeris tänast seminari samuti tegema ja loodame, et te saate siit ka selliseid pärleid, mida igapäevaelu juurde kaasa võtta ja motivatsiooni. Ja ma mõtlesin paari sõnaga märkida ka selle, et kui me siin Rohelise valla ideega alustasime ja see idee sai välja käidud, siis tegelikult hetkel on meil siis valdkonnad nagu elurikkus, ettevõtlus, energeetika, jäätmemajandus ja transport, kus me siis selliseid jätkusuutlikke tegevusi tahame vallas teha ja rohevalla poole liikuda, siis tegelik ajend minu jaoks Rohelise valla idee juures oli seesama elurikkus, et meie vald on niivõrd rikkalik looduse poolest, et seda võimendada ja hoida ja säästa. Et elurikkuse teema on tegelikult Rohelise valla alusteema ja mul on hea meel, et te olete samamoodi jagamas seda ideed ja mõtet ja loodan, et te olete nagu need seemned, kes siis üle valla lähevad laiali ja seda tarkust ka omakorda edasi annavad oma naabritele ja tuttavatele ja oma aedades ka seda praktiseerivad. Et soovin hästi põnevat seminari ja mõnusat koostegemist ja Marianile suur tänu, et ta jälle sellel aastal tuli. Ma loodan, et me saame ka seda koostööd jätkata ja siin kogukondlikult väga põnevaid selliseid permakultuuri väljakutseid ellu viia ja rakendada. Et ilusat päeva teile! Aitäh! Tere minu poolt, mina olen Marian Nummert. Olen rõõmuga vaatamas juba tuttavaid nägusid. Pärast eelmist seminari olen mõndas inimesi veel kohanud siin ja seal, et nagu juba selline tuttav, tore koht, kuhu tulla. Ja täna südameasjaks on mul muld ja selle kaudu on minu meelest võimalik kõigest rääkida või kõigega seda seostada, siis võtame selle ette, et te saate sellest, see puutub nii aeda, see puutub metsa, puutub elurikkusesse ja meie elu kestvusesse siin planeedil võib-olla kõige rohkem. Ja siis nii-öelda meil on see tund aega sellist teooriaosa täna ja siis, kus me selle mulla teemasse natuke süveneme ja sellest natukene ka seda toidusalu teemat puudutan, et mis me seal tegime ja mis sellega nagu edasi teha või mida vaadata. Siis selles praktika osas lähemegi, vaatame, mis me eelmine aasta tehtud sai, kuidas see nüüd praegult välja näeb, kui seal on probleeme, kuidas nendega tegeleda. Ja siis võtame ette need suured paekivitükid ja vaatame, kas me saame nendest teha ürdispiraali. Et see oli see mõte, et midagi võiks teha saada ja siis kuna siin kõik need asjad on paest tehtud, siis tuli selline tunne, et kui midagi teha, siis võiks ju sellest paekivist teha. Nüüd täna ma nägin, et need tükid on mõned päris suured, et peame oma jõu kokku võtma, nagu kunagi need eestlased on ehitanud selle kloostri, et asi see ürdispiraal siis ära teha. Ja siis mul on kaasas ka pronkstööriistad, et ma saan näidata neid, millised need on, keda huvitab. Ja see selline põhiline mõte, mida kaasa võtta algatuseks kohe ära, et kui me inimestena mõtleme, mida teha, mismoodi suhestuda, siis kui me hakkame aru saama, kuidas see loodus toimetab, siis hästi tänuväärne on midagigi teha looduse moodi, sest et siis kohe siis sa ei uju enam vastuvoolu selle jõega, vaid lähed kooskõlla ja siis kõik muutub palju lihtsamaks. Lihtsalt alguses võib-olla on keeruline tabada, et mis see samm on. Ja ma tegin sellise taotluse ka tänase loengu või kohtumise osas, et see, mida me täna loome ja üldse, mida te pärast oma kodudes loote või ükskõik, mis need aiad, see kõik, mis inimesed teevad, mingis mõttes on natuke nagu aed, et me looks seda sellise elurikkuse oaasidena ja selles mõttes nii, kuidas mulla peal on, et see, mida me väljast näeme, tegelikult see peegeldab seda, mis mulla all on ja vastupidi, et see, mis see mulla all on, mõjutab seda, mida me saame siia peale rajada ja millise pingutusega. Ja selline natuke seletus selle kohta, et mis see looduse loomulik suund siis on
üldiselt. Mitmekesisus ongi looduse loomulik suund. Kõikide nende miljardite jooksul on see mitmekesisus siia tekkinud. Kas seal on siis mingisuguste jõudude käed mängus olnud või mitte, seda on võib-olla raske tabada, aga igal juhul see kõik on siin kasvanud ja arenenud ja see on hästi võimas ja kui meie inimestena oleme ka nagu sellised kärbsed, kes vahest või siis suured kärbsed või mingid mutid või ma ei tea, kes seda siin vahest segi pööravad. Aga tegelikult on nagu suures pildis alati mingeid häiringuid olnud ja mingis mõttes tulebki lihtsalt ära õppida, et mida siis teha, et mis on looduse toimetulekumehhanismid, kui mingisugused häiringud toimuvad ja võib-olla sellest on võimalik õppida ka seda, et mida teha inimesena siis, kui me ise oleme selle mingisuguseid jamasid põhjustanud. Ja see elurikkus ja mitmekesisus on peaaegu nagu üks ja sama, ja loodus täidab kõik nišid ära ja loodus ei jäta kuskile mingit tühja kohta, et paned sa oma kasvuhoone püsti ja sa näed, et 2 päeva pärast on seal ämblik mingisuguse putuka kinni püüdnud või sa jätad mingi asja kuskile vedelema ja kohe seal keegi juba tuleb sinna mingi väike samblik peale, kas või autole, et igale poole loodus tuleb ja kui inimene jätab kuskile mingi musta mulla, siis tuleb see umbrohi sinna ja siis me mõtiskleme, et mis nüüd teha, aga see on see looduse suund. Ja minu meelest, kui loodusel lasta ise toimetada, siis alati loob ilu. Et kui me mõtleme kõige ilusamate paikade peale maailmas, siis tõenäoliselt need on mingid looduse paigad. Ja siis kummalisel kombel on inimene nagu see, kes siis nagu justkui püüab enda jaoks uuesti defineerida, mis see ilu on ja vahest loob selliseid asju, mis nagu looduse mõttes ei ole nii ilusad, umbes nagu niidetud muruplatsid. Aga jällegi inimese arengu tulemusena ühel hetkel on see etapp meie tsivilisatsioonis, kus me umbes arvame, et kütuse põletamine, et muru hästi lühikeseks lõigata, et see on midagi, mille poole püüelda. Võib-olla nüüd see hakkab üle minema ja see oli mingi samm, mida meil oli vaja selleks, et mõista midagi. Ja küllus on minu meelest ka, see käib selle sama mitmekesisusega kaasas, et alati on midagi nagu rohkem, midagi jääb üle. Ja see ongi see, mille pinnalt on võimalik loodust taastada ja ka inimestel siin üldse elada, et midagi jääb kuskilt üle, et ma ei tea, palju neid miljoneid aastaid tagasi oli, kui need olid need Sõnajala metsad, mis praegult on meie põlevkivi, et midagi on üle jäänud, midagi on varutud, mida me saame praegult kasutada ja hästi rõõmsad olla, et meie tsivilisatsioon on kõik nende naftade ja asjade tõttu siia üldse jõudnud. Ja looduses on selline asi nagu iseregulatsioon. Et see on võib-olla natuke nagu see looduslik valik, et kui midagi, et edasi ei läheks mingi halb asi, ja see on see, mille üle mõningad, kes mõtisklevad, mis sellest keskkonnast ja asjast siin saab, et mõtlevad, et äkki see halb asi on inimene, kes võiksid ära kaduda, et see on see iseregulatsioon, et me kaome ära ja siis loodus jätkab. Aga mina nagu permakultuuri vaatenurgast ei tahaks mõelda nii, et inimene on ainult see halb tegur, et kelle võiks ära koristada ja siis oleks kõik hästi. Et mina arvan, et see on lihtsalt väljakutse inimesele, kuidas olla see hea tegur, mitte hävitav tegur. Lihtsalt see on nii kompleksne, et tasub alustada sellest ühest väiksest heast asjast ja oma tuju üleval hoida ja siis see siht ongi võib-olla see, mis loeb. Ja looduses kogu aeg midagi muutub ja kogu aeg on võimalus kohaneda, et see on see, mida õppida loodusest, et mina olen oma aias umbes 10 aastat toimetanud ja nüüd on mul niisugune tunne, et ma hakkan aru saama, et mis see loogika on ja mis seal käib, et esimesel aastal on hästi lihtne, kuidas see permakultuuri peenar käib, teen kähku ära ja siis vaatan, et et siin on nii suured jõud mängus, et teevad vahest ühte ja vahest teist ja minu taotlused alati ei kanna vilja, sõna otseses mõttes vahest, et siis tuleb ise ka muutuda, tuleb ise ka kohaneda ja praegult meie inimkonnana samamoodi peame olema nagu loodus, et kohanemisvõimeline ja muutumisvõimeline. Ja see, mida inimene siis teinud on, näiteks eesti keeles selle jaoks ei ole head sõna, kuidas meil on ainult muld, aga muld on ainult see soil. Dirt on see teine asi, mida me inimkonnana hullult usinalt loome. Näiteks see on see, kus mina alustasin oma toidusaluga, võiks ka öelda, et siin oli see dirt. See tähendab lihtsalt sellist massi, kus on kaduma läinud või vähenenud orgaanika ja muuhulgas siis elurikkus. Et see, mis on muidu külluslik, must, viljakas
muld on ja see muutub enamasti inimese tegemise tulemusena millekski selliseks. Noh, kõrbeid on ka alati maailmas kuskil olnud, et alati on looduses ka mingid häiringuid, mis tekitavad selle, et muld jõuab sellisesse raskesse punkti ja siis on need abilised, kes tulevad seda taastama, kellest me sellest suksessioonist või koosluse järgnevusest varsti ka räägime. Aga noh, et nüüd, kui ma vaatan, et kust ma alustasin, siis ma saan aru, miks see töö on nii raske olnud, sellepärast, et mulla taastamine on, kui sa ei tea ka täpselt, kuidas see käib, siis see on eriti raske asi ja eriti kulukas asi ka mingis mõttes, et kui me inimestena tegelikult mõtleme, et pööraks selle masinavärgi, no siin on üks pilt sellest, kuidas minu oma on nüüd selliseks muutunud, on ju, toidusel on siin natuke ülevalpool, et siin on üks selline rida hekki, mis ei ole veel roheliseks läinud, et see on kevadine pilt, aga siin on näha, kuidas naabrimees on korralikult harib põldud, need on hästi selline ilus, korralik taru, kõik on niidetud, ilupõõsad, kõik asjad seal ja siis ta lihtsalt nagu, ma ei tea, kui ta on stressis või kui ta lihtsalt nagu haribki põldu nii, et noh, siin on lihtsalt nagu järgi jäänud peaaegu liiv ja siis, kui tuleb mingi kõva tuul, siis see kõik lendab kuhugi, on ju. Ja see ei ole mingi haruldane vaatepilt tegelikult, kui sa maal elad, et kui sa linnas elad, siis sa võib-olla ei näe seda, ei oska sellele tähelepanu pöörata, aga niimoodi need asjad, see on erosioon ja see on tuule erosioon ja see tähendab, et see orgaanika läheb siit minema, siia peale jääb niisugune liivakiht ja siin midagi kasvatada on ainult võimalik väetiste ja keemiliste preparaatide abil sellises olukorras, on ju. Et kui sa tahad seal teistmoodi kasvatada, siis sa pead hakkama sinna seda orgaanikat tagasi tooma, seda elu tagasi tooma ja see ei ole nii lihtne. Aga hästi lihtne on künda ja kultiveerida ja siis see on meie see toit, on ju. Ja noh, siin on Euroopa Liidus selline kaart, kuidas see muld siis läheb, et meie piirkonnas on 0–0,5 tonni hektari kohta aastas. Aga see tonn on, no isegi pool tonni hektari kohta on minu arvates palju. Ja kindlasti meil seda juhtub, et seepärast, et ma nägin, et mu naabrimehe põllul see juhtus, on ju. Igal pool see juhtub vaikselt, aga noh, kui mõelda, et meil on isegi täiega hästi võrreldes mingite teiste piirkondadega ja sinna kõrvale veel ei tasu seda maailmakaarti vaadatagi, et need Aafrika näiteks on palju hullem veel. Ja see, mis kui me ütleme, et muld kaob, siis tegelikult kaobki see mulla orgaanika ja mulla elustik selle tulemusena. Ja siis mõned arutavad, et umbes 50 koristust on jäänud sellise viljaka mullaga ja siis on kõik niisugune nagu see naabrimehe põld ja meil ei olegi nagu muud enam teha, kui keemiafirmade peale loota. Aga kui me saame aru, mis seal mullas käib või kuidas see looduse loogika on, siis tegelikult on võimalik teha päris tõhusaid samme ja peatada see kadumine, on ju. Et see 50 aastat ikka on veel natuke aega, on ju. Ja küllap siis, kui me aru saame, et see asi on päriselt hull, on ju, kui saba põleb, siis hakkame jooksma, on ju. Ja siis ma annan teile seda eelinfot, et kuidas siis joosta või mida siis teha, eks ju. Et mina ise õpin praegult mulla toidu Soil Food Web School ongi selline mulla toiduvõrgustiku kool, kus seesama Elaine Ingham on doktorikraadiga teadlane Ameerikast, kes on oma elu sattunud pühendama siis seda mulla elustiku uurimisele ja tema teadmised on minu jaoks küll nagu väga palju elu rikastanud ja ka seda vaatenurka mullale üldse, et ülikoolis mulle seda ei räägitud ja minu meelest, kui ma praegult loen mingisuguse kirjutisi, mis on seotud mullaga või ka õpikuid või asju, siis mul on tunne, et seda teadmist ei ole veel olnud nagu nendel hetkedel, kui neid asju on kirjutatud, mis praegult on. Ja ei ole ka seda teadmist, kuna ei ole ka neid seadusi, mis kaitseksid seda mulla elustikku veel olemas. Aga see asi on ikka olemas, see asi on toimunud miljardeid aastaid, see, kuidas loodus on loonud muldasid ja kokkuvõttes terved maismaa elustikust, et kõik põhineb sellel mulla elustikul. Et meil on siin vahepealsel pinnal mingisugune 20 centimeetrit või 30 centimeetrit mulda, ja kõik see, mis siin on, kasvab selle abil. Kõik see hapnik, mida need taimed tekitavad, need puud, ongi selle mulla abil. Sest et kui seda mulla elustikku ei oleks, siis meil oleks lihtsalt see baas. Ja see asi toimub mulla ja taimede koostöös. Ja see loogika on umbes selline, et taimed saavad siit nii-öelda kosmosest saavad päikesteks ja päikesevalgust, siis nad saavad vett ja nad saavad süsihappegaasi. See on see, mida meie inimestena välja hingame ja muudes protsessides kõik elusorganismid ülejäänud hingavad välja süsihappegaasi. Ja siis taimed on need, kes saavad juba need asjad kätte
ja siis neil on midagi veel vaja. Neil on vaja mineraalaineid, mis nii-öelda meie üldise loogika järgi tulenevad siis mullast, on ju. Nende hulka kuuluvad ka lämmastik, fosfor ja kaalium, mis on see NPK, selline põhiline väetiste koostisaine. Aga tegelikult on seal muidugi enam-vähem kogu Mendelejevi tabel, see, mida taimed mingistes kogutes vajavad. Ja kuidas see looduse süsteem siis välja mõeldud on, et kuidas see toimimine käib, on nii, et taimed toodavad suhkruid. Nendest 3 lihtsast asjast päikene, vesi ja süsihappegaas teevad suhkruid, teevad natukene keerulisemaid suhkruid, mida võiks taandada umbes et a la jahu ja siis natukene ka selliseid valgulisi komponente, no näiteks muna on ju. Ja kui me lihtsustame, mis me nendest kokku saaks, kui meil oleks suhkur, jahu ja muna? Mingi kook on ju. ja nii ongi, et taimed nagu toodavad juureeritisi, mida võiks öelda, et need on erinevad koogid, küpsised, piparkoogid, tordid, kõik sellised asjad siia oma juurte juurde pakuvad neid välja ja selle peale kohale tulevad seened ja bakterid. Kui muld on alguses omadega, siis bakterid, metsamuldudes juba rohkem seened. Ja siis nemad saavad, meil pakuti süüa, koguneme kõik siia, elame siin on hea koht on ju. Ja nemad on teisest otsast jällegi need, kes suudavad sellest aluskivimist, mis meil on, liivad, savid, paekivi on ju, suudavad kätte saada mineraalaineid enda kehadesse koguda. Nad on nagu sellised nagu mineraalainete pommid mingis mõttes. Ja siis nemad siis pidutsevad seal, koguvad endasse neid mineraalaineid. Ja siis muidugi looduses juhtub see, et keegi tahab neid ära süüa. See ei ole nii, et nemad lihtsalt lõpmatuseni kasvavad ja siis kohe keegi järgmine on avastanud, et saaks süüa. Ja need ongi need protistid, näiteks kes me koolis õppisime, amööbid näiteks, silmpiburlased, siis sellised nematoodid, sellised usside sarnased tüübid ja sellised mikroartropoodid, sellel ei olegi eestikeelselt mingit eriti head sõna, sellised väikesed olendid on ju. Lülialgsed ja artropoodid ikka. Selles õpikus oli ka mikroartropoodid on ju, mõtlesin mida, et aga jah, lülialgsed. No need on veel väiksed ja suuremad on ju. Et siis nemad on need, kes hakkavad bakterite seeni sööma. Ja kui nemad neid söövad, siis need on nende jaoks natuke liiga kanged. Neid toitaineid nad ei võta, neid ei ole endale nii palju vaja. Ja siis nad kakavad selle välja sisuliselt on ju. Ja see, mis nemad siis välja lasevad, on see, mida taimed tahavad. Seal on need mikroelemendid, kõik need mineraalained, mida neil vaja on ja see tegelikult mitte ei toimu kuskil siin niimoodi kaugel pildi peal eemal, on ju, vaid see toimub nende samade juurte hästi lähedal ja seal võib minna sekundeid, kui taim ütleb, et nii, mul oleks vaja, ma ei tea, kaaliumi või fosforit, et hakata õit moodustama, et ta pakub välja sellised suhkrud, kohe on seal kohal need bakterid ja seened ja kohe on seal kohal keegi, kes need ära sööb ja need vabanevad seal hästi lühikese aja jooksul. Ja nüüd on nagu inimese põllumajanduse teadmised jõudnud ka nii kaugele, et neid mikroelemente on ka vaja, paneme midagi juurde. Ja tal on õie moodustamiseks vaja mingeid eriaineid, on ju, tal on vaja vilja moodustamiseks, tal on vaja selle üle otsustamiseks, mitu pead ta kasvatab, näiteks teravilja, on ju, on vaja mingeid aineid. Ja siis me üritame seda natuke nagu kopeerida, aga looduses on see nagu geniaalselt täiuslik, ilma igasuguste takistusteta sellises ideaalolukorras on ju, et taim saab kõik, mida tal vaja on. Ja siis et need nii ka kõvasti ei pidutseks ja kõiki bakteride seeni ära ei sööks, on kohe järgmine tase, on ju, kes hoiavad neid kontrolli all. Ja siis on järgmine tase, kus on juba linnud ja kedagi, keda me näeme, on ju, mutid näiteks. Ja siis nii edasi ja meie oleme see viimane tippkiske siin, on ju, kes pildil hetkel ei ole, kes tegelikult mingis mõttes kontrollib kogu seda ahelat, kellel on jõud minna siia ja hakkida see kõik ära näiteks, on ju. Või need teised ära mürgitada või võtta siit nagu need asjad ära ja siis see ringlus enam ei tööta nii hästi. Et selles mõttes meie peame olema need targad karjased, kes kogu selle ahela üle mingis mõttes sellist head valitsemist peavad. Ja sellest ma natukene rääkisin, joonistasin ise endale paremaks arusaamiseks see samane kookide küpsiste lugu, et taimed selles mõttes, need suhkrud, mida nad moodustavad, nad on hästi, see on nagu kasulik suhe neile, et nad 30–50% kogu nendest suhkrutest, mis nad moodustavad, annavad nad nendele bakteritele ja seentele. Ja kui loodus nii teeb, kui need taimed on kohenenud nii tegema, siis ei saa öelda, et
see on mingi suvaline asi, et taimed kulutavad nii palju oma energiast selleks, et neid kooke ja küpsiseid valmistada. Et kaua aega inimesed ka mullateaduse maailmas mõtlesid, need bakterid ja seened, on seal, lihtsalt nad on seal, et on neid või ei ole neid, vahet pole. Aga kui lihtsalt mõelda, et kui taimed kuni pool oma sellisest pingutusest annavad ära, siis järelikult see on oluline, see on nendele endale oluline, et see ei ole selline niisama asi. Jah, iga rohulilbe teeb, kusjuures nad ei tee seda ainult oma juurte juures, vaid nad teevad seda ka oma lehtede peal ja oma lehtedele samamoodi ja ka siis okastele, mis on üks kuusepuu, et nad kutsuvad sinna ligi neid baktereid ja seeni, kes kataksid neid, ka maapealsed osad kõik ära. Ja tegelikult kahjurid ei näe taime osa, kui taim on nende poolt kaitstud, vaid nad näevad seente ja bakterite võrgustikku seal pinna peal. Ja selle tõttu ei saa kahjurid selliseid terveid taimi, kellel on kogu see kompanjon seljas, ei saa neid eriti süüagi. Ja mida parem see toiduvõrgustiku toimimine seal on, seda võimsam see kaitse seal peal on ja öeldakse, et isegi põrnikas tuleb selle taime juurde ja vaatab, et seda ma küll hammustada ei taha või et ma tean, et ma saan pärast kõhuvalu. Et lisaks taim veel toodab selliseid ühendeid, mis võivad teha ta selliseks üsna söödamatuks kahjuritele. Ja see ongi siis sellisel juhul, see on see looduse viis, kuidas see asi võiks käia. Ja see kakaring sisuliselt, ma juba rääkisin sellest natuke ära, on see samamoodi, et see üks variant, kuidas toitu saada, ongi need elusad taimed, kes kogu aeg annavad suhkruid pidevalt oma kasvuhooaja vältel, aga tegelikult ka surnud orgaaniline materjal on see, mida nemad söövad, mida bakterid ja seened lagundavad, need on ka need lagundajad, kõik lehed, mis maha kukuvad, kõik taimeosad, mis jäävad maa peale, muutub osaks selleks kakaringiks, et seal vabaneb seda lämmastikku, vabaneb kõiki teisi mineraale, see ongi nagu lämmastiku näitel siin see joonistus, et need mikrokiskjad söövad ära, midagi jääb üle, siis tulevad järgmised, nemad jälle kõike ei vaja, midagi jääb jälle üle ja kokkuvõttes ka meie kaka on see, mis jääb üle, kus on sees toitaineid, mis võiks tegelikult teoorias samamoodi mulda tagasi jõuda. Ja kui see talukoht, kus mina seal Kesk-Eestis toimetan, sinna jõudsime ja vaatasime, et kus see vett siin on? Siin ei olnudki vetsu, seal oli lihtsalt laut, eks ju, ja käidi seal loomade juures ja siis viidi kogu see asi seal põhuga ja heinaga läbi segatult, jõudis jälle kuskile sinna maa peale tagasi ja tegelikult see ringlus oli nagu olemas. Aga praegult katsu sa omale teha maja, millel ei ole süsteemi, kus su kaka läheb joogivette ja siis pärast viiakse suure autoga kuskile ära ja siis on ehitatud selline see muutub mingiks reostuseks sisuliselt, mida on siis vaja tegeleda sellega nii targalt, et see meid ei reostaks ära, kuigi tegelikult ta on ette nähtud nagu mingis mõttes olema selles samas ringluses. Ja see on see, mida me inimesega nagu oma mõttega me saaks nagu muuta. Jälle üks hea koht, kui me arvutaks välja, kui palju kakat inimestest üle jääb, milline väetis, et see võiks tegelikult olla olemas. Ja kui teemaks on see, et aga seal on mingid ohtlikud ained sees, et kõik need antibiootikumid ja kõik need antibeebipillid ja mis asjad kõik me teeme, aga kuhu me nad siis paneme? Ega me neid ju kosmosesse ei saada ju. Ega see, kus nad lähevad, seal on see samamoodi reostus, eks ju. See ei ole mingi turvaline koht, kus kõik ära kaob. Et tegelikult kõige parem koht, mille abil ennast päästa, ongi see mulla elustik, et kogu aeg me avastame, kuule, tegelikult on üks bakter, kes sööb need plastijuppe ka natukene. Siis me avastame, et tegelikult kõik see keemiatööstus põhineb sellele, et kui ma mingi mürgi põllu peale viskan, siis ma eeldan, et see neutraliseerub. Et loodus saab sellega hakkama. Aga kes need on? Need on need samad, kogu see mulla elustiku pande, kes sellega hakkama peab saama. Ja mingis mõttes, kui me inimestena oleme selle reostuse juba loonud, mingid antibiootikumid või mingid ravimid või mis asjad iganes, kui me oleme selle loonud, siis me peaks sellega vastutama ja selle oma juures selle ära ringeldama, mitte viima selle kuskile teise kohta, kus ta on veel suurem reostus. Et see on see vastutuskoht, et ei ole nii, et ökoinimesed, kõik mitte ökobanaanid saadavad prügimäele,
komposteeri oma mullasse ära, söö see ise ära, nagu võta see vastutus siis selle eest, on ju, kui sa ostsid siukse asja. Et ei ole nii, et keegi kuskil mingi teine planeet on, kus me kõik need asjad saadame. Et me peame nagu mingis mõttes sellest takistusest ka üle saama, et elame sellist ideaalset täiuslikku elu siin linnas, on ju, käime ökopoes ja siis mõtleme, et me oleme hullult ökod, eks ju. Et tuleb sellele tõele nagu otsa vaadata mingis mõttes ja see, kui su kõrval on see keemiapõld, et noh, mõned ütlevad, et ma ei osta maakohta, kus mul on see pritsimine seal kõrval, eks ju. Aga see on samamoodi selline põgenemine, et aga sa ise ostad ju poest ka seda mingit asja, on ju. Ja sa ise ostad poest mingit ravimit ja pissid selle välja, eks ju, ja nii edasi, et me ei ole nagu keegi täiuslik ja siis ei tasu nagu ka mingis mõttes noh, nagu mängida sellist poolenisti täiuslikku või mingi koha pealt hullult nõuda, teise koha pealt jällegi täiega järgi anda, et siis mingis mõttes nagu olla ka leplik on kõigi nende teiste suhtes, kes tõenäoliselt annavad ka endast parima. Et noh, mina räägin lihtsalt selle koha pealt ka, et minu isa on põllumees, on ju, ja ma olen aastaid, no seda ma kõike pole isegi teadnud varem nii hästi, on ju, aga ma olen ikkagi tundnud, et see pole justkui nagu õige asi, mida ta teeb. Aga ma olen ka aastate jooksul aru saanud, et tema ei ole see, keda süüdistada nagu mingis mõttes. Ja tema ei ole nagu paha inimene. Ja üldse kõik need inimesed, kes maal elavad, ei ole nagu pahad inimesed selle tõttu, et nende ümber on need põllud, on ju. Ja siis ainult linnas elavad need õiged, kes söövad ökotoitu, mis on kuskil, ma ei tea, Marokost toodetud, on ju. Et noh, see, et ma ei saa nagu oma viha pöörata nagu nende inimeste vastu, kes seda teevad, sest et praegu meie süsteem on selline. Me ei ole valmis isegi nagu rohkem maksma oma toidu eest, on ju. No mida me siis tahame? Kuidas see põllumees nagu teeb? Põllumees peab muutuma teadlaseks, kes uurib välja, kuidas see kõik käib, katsetab oma kulu ja kirjadega ja siis teeb seda sama odavalt nagu praegult see kõige tavalisem toit on ja mis on tehtud kõige suuremalt säästes on ja sest et ainult siis inimesed justkui ostavad seda. Et noh, me peame selle noh, teisipidi ma ei taha öelda, et kõik inimesed on selles süüdi ja see igaüks, et tegelikult see süsteem on juba selline korrumpeerunud mingis mõttes ja seal peaksid olema muudatused, et ei ole loogiline, et ma ei tea, 80% kogu planeedi varandusest kuulub mingisugusele 1% või vähemale veel, on ju. Et noh, ilmselt sealt see asi aga kuskil pihta, aga noh, ikkagi me saame enda ümber vaadata, kuidas me oma aias teeme, on ju. Ja kui keegi tuleb ja müüb sellist toitu, mis on tehtud nii, et selle mulle elustik on ellu jäänud, on ju, et siis ära mõtle, et see on liiga kallis. Et siis otsusta, et see on minu investeering tulevikku. See on minu panus, on ju, et selline asi saaks üldse juhtuda. Ja see on selline mingis mõttes nagu põhiasi, see tuleb ökoloogiast, on ju, see on eesti keeles suktsessioon on selline otsetõlge, aga ta on koosluse järgnevus, on ka see sõna olemas. Ja see lihtsalt ongi nagu õpetus selle kohta, et kui alguses meil on kivi, et kuidas sellest saab mets ja mis siis juhtub maa peal ja mis siis juhtub maa all, et on leitud, et ei ole nii, et ainult räägime sellest, kuidas samblike ja samblate asemel hakkavad tulema kõrrelised ja siis püsikud ja põõsad ja puud, vaid tegelikult siin mullas toimuvad samasugused muudatused, mis peegelduvad siis seal selles taimedes, mis siin peal kasvavad. Et alguses, kui meil on ainult kivi, kui meil on see paekivi, kui te käite kuskil, kus on selline paljastatud paekivid, saate ka ise ka vaadata seda, et kes need esimesed ongi seal kasvama hakkavad. Need on samblad ja samblikud, no isegi veel samblikud kõige esimesena, sest et nendel on vetikad sees, need on niisugused seened ja vetikad koos on samblikud, hästi huvitavad organismid. Ja siis sisuliselt mulda peaaegu pole ja mulla elustiku peaaegu pole, esimesed bakterid kolivad sinna sisse. Ja siis seeni alguses ka üldse ei ole, on ju. Ja siis vaikselt, kui hakkavad tulema umbrohud, nii-öelda, kuskil siin on umbrohud, kes tulevad ja siis nemad aitavad sisse tuua natukene ka seeni. Ja siis lõpuks, kui me jõuame siia sellisesse ürgmetsa, siis meil on 10 korda rohkem seeni kui baktereid biomassi kohta. See tähendab, et mingis mõttes selle mulla järgi, kui ma vaatan, et kui palju on baktereid või seeni, siis ma saan aru, et mida see muld tahab kasvatada. Kas ta tahab kasvatada umbrohtu või ta tahab kasvatada metsa. Ja loodusel ongi siis selline süsteem, et okei, mets kadus on ju, kas siis põlengu või inimtegevuse või veel mingisuguse tegevuse tõttu, et hüppasin siia on ju, et tulevad jälle need sellised mingid püsikud on ja lagedam rohkem valgust, muld ka natukene läheb siia poole ja kui see mulda väga ei häiri, siis ta läheb kiiresti siia tagasi on ju. Aga vahest juhtub ka see, et me jõuame siia
Ja siis, kui me inimestena oma aiamaid teeme, tuuakse sinna mingi pinnase täide, tehakse mingeid asju, hästi niru muld, tuuakse mingi põllumulda ka veel, mis on ära mürgitatud, oleme jälle siin. Siis on meil kõik need heroilised kündmised ja asjad meie põllumajanduslikust minevikust, mis on tegelikult ka kogu aeg meie muldasid kusagil siin hoidnud, natuke läheb edasi, natuke läheb tagasi, niisugune, et me tegelikult ei tea nagu mingis mõttes ka nagu toitu kasvatamise mõttes, et kuidas oleks sellise töötava ja näiteks seenerikkama mulla sees kasvatada taimi. Et noh, lihtne on nagu arvata, et see ei tööta, kui sa ei ole seda näinud, aga mina nüüd ütleme nii, et selle 10 aasta praktika pealt ma näen, kuidas mul asi on paremaks läinud ja nüüd ma nagu tunnen, et see on päriselt tõsi, mitte ainult teooria. Ja sisuliselt see, mis sealt võtta, ongi see, et ma tahan kasvatada maasikaid, kus on maasikad pärit koolsuse mõttes? Metsmaasikad, eks ju, siit metsaservast. See tähendab, et näed, mullas võiks seeni ja bakterid olla vähemalt tasakaalus, kui mitte seened ülekaalus. Aga näiteks risttõielised kapsad, need on kusagil, nemad näiteks ei moodusta mükoriisat seentega, nad nagu väga ei vaja neid justkui, nad on selline taimegrupp, risttõielised kapsad, kõik need raps näiteks on ja, aga teravili, kus juures on nagu kõrgem-kõrgeline, tema justkui tahaks, et seeni oleks ka mullas. Ja siis tegelikult ma peaks nagu balansseerima selle järgi, et mida ma tahan kasvatada, sellise mulla ma püüan luua. Ja huvitav on see, et kui mullad on terved, siis on taimed terved, et mullad toidavad taime õigel viisil, nagu me rääkisime, annavad neile toitaineid, annavad neile kaitset. Või siis on see teine küsimus, et aga äkki on enne hoopis terved taimed ja siis on terve muld, et kuidas pidi see käib, et see on see muna ja kana küsimus. Ja see tegelikult ongi mingis mõttes niisugune positiivne nõiaring, et kui meil ei oleks taimi, siis poleks jällegi mulla elustikul toitu. Sest et taimed on need, kes püüavad, teevad neile süüa, teevad neile kooke ja küpsiseid, et neil ei ole nagu muidu, nad ei saa seda neid suhkrut kusagilt. Nagu suhkrud on ikka hull siuke defka värk on kogu aeg inimese ajaloos ka olnud, ja praegultki võtavad suhkrud meid kergesti õnge, mitte ilma asjata, sest et see on looduses selline küte. Ja siis, kuna need taimed kasvavad ja lagunevad, siis selle tõttu tekibki selline pidevalt kasvav orgaaniline materjal ja mille pealt toitub siis kogu järgnev toiduvõrgustik, mis siin planeedil on. Ja minu meelest kõige huvitavam on see, et kui taimed on haiged, siis nad nagu kutsuvad kohale endale haigustekitajad. Et see ongi see looduse iseregulatsiooni mehhanism, et mingis mõttes, et taim on nagu selline enesetapu, mitte nüüd terrorist, eks ju, aga selline, kes, kui ta tunneb ära, et ta on haige, siis ta tahabki siit nagu kaduda, ta ei taha oma geneetilist materjali enam edasi jagada vabatahtlikult. Ja siis ta meelitab kohale neid, kes võiksid hävitada patogeenid, mullas, seened, bakterid, mis on peamised haigustekitajad taimedel, et siis ta kutsub neid nagu enda ligi, et ta lõpetaks oma eksistentsi. Ja tihti ongi siis see, et aga inimene on otsustanud, et ei, see taim on see, mida mul on vaja. Mina tahan teda kasvatada ja siis need patogeenid tulid siia kohale ja ma pean nüüd haigustekitajad, eks ju, ma pean nüüd midagi tegema ja siis ma tulen oma pritsiga või ma tulen mingisuguse muu asjaga ja üritan seda taime siis päästa, kuigi see taim on nagu tahtnud surra. See küsimus on muidugi taandatav ka inimese maailma, mis on hästi keeruline küsimus, et kas keegi võib tahta surra või mitte, eks ju. Või on loodud surema või mitte, aga ühesõnaga see on see, mida me teeme ka taimedega. Me päästame koomas taimi nagu vahest ja siis põhjustame endale sellega uusi probleeme. Ja samas need terved taimed toodavad siis selliseid keerulisemaid süsivesikuid, mis toetab omakorda siis sellist mulla kogukonda, kes taime omakorda kaitseb. Et see on hästi selline huvitav mehhanism. Ja muidugi on ka see, et inimestena me vahest teeme midagi, mis soosib neid kahjureid. Näiteks tihes tekib. Tihes on see kokku litsutud muld, kus ei ole enam hapnikku ja kus taime juured ei säärdi läbi minna. Ja siis kui hapnikku pole, siis tekib selline hapniku vaene tsoon ja seal on eelisolukorras haigustekitajad erinevad. Et see on huvitav, et nende selline toimemehhanism, et nemad ongi kohastunud sellistesse hapnikuvaestesse tingimustes, seal toime tulema, seal oma eluprotsesse läbi viima ja seal siis need nii-öelda kasulikud ei ruuli. See on umbes nagu Mordoris on haldjatel raske ja
ja siis nendel orkidel on päikse käes ilusates saludes raske, on ju. Et see on nagu selline kohastumine ja siis on mõned, kes on niisugused vahepealsed, kes siis suudavad olla ühes kui teises, sellised üleminekuorganismid, et ja noh, see läheb seal edasi komposti, et kui ma teen komposti, kus ei ole hapnikku sees, mis on liiga kokku liitsutud, liiga palju vett või midagi, siis ma võin ka toetada hoopis neid haigustekitajaid ja omale sellega mingis mõttes nagu karuteene teha. Ja lihtsalt nagu viiteks, kes tahab edasi uurida, et John Kempf on selline, kes nagu räägib sellest, kuidas seda taimi siis nagu terveks ehitada, et kui me oleme olukorras, kus mullad on juba halvas seisus, et siis on võimalik ka niimoodi, et ma toidan taimi hästi targalt, annan talle neid mineraalaineid sellisel viisil, mis ei kahjusta mulla elustikku, aga mis toetab taime ja kui taim hästi fotosünteesib, siis ta omakorda hakkab mulda taastama, ta toidab jälle mulla elustikku ja siis on see mõniratas võimalik sealtkaudu hästi käima panna. Et temal on, kas või seal Spotify's on podcast, kus ta räägib sellest taastavast põllumajandusest ja tal on oma ettevõte, ta on küll Ameerikas, aga väga selline väärt info. Ja noh, see ongi see nõiaring, mis ma rääkisin, et ma ise püüdsin mõtestada, et kuidas keegi seda käsitleb, on ju, et kui mul on terved taime, mis loodavad tervet mulda või on terve muld, mis teeb terveid taimi, on ju, siis John Kempf vaatab seda, et aga teeks taimed terveks ja siis meil on terve muld ja siis meil ei ole vaja enam ühel hetkel midagi lisada, kuna see läheb nagu käima see ratas. Või siis see Elaine Ingham, kelle koolis mina praegu olen, siis tema nagu pigem keskendub, et kuidas see muld terveks saada ja siis läheb see siit, see mootor nagu sellest kohast käima, et aga noh, mingis mõttes vahet pole. Peaasi on lihtsalt inimesel sealt natukene siis nagu negatiivsete tegevustega eemale astuda ja positiivseid asju tagant lükata, et see ratas nagu õiget pidi tööle lükata. Ja korra mainisin mükoriisat, et see ongi siis see, kuidas seened ja taimejuured omavahel koostööd teevad ja see on väga oluline, sest et peaaegu 80–90% maailma taimedest moodustavad mükoriisad seentega ja tihti me selle peale üldse ei mõtle, et et taimed tahavad seda saada, ja kust nad need seened saavad, ma pean neid mullas nagu laskma olla. Ja hästi vanad organismid ja miks nad nagu olulised on süsiniku mõttes, et see keeruline sõna, see glomaliin, on ju, et see on see, mis aitab üldse moodustada või mis ta moodustabki mulla süsiniku sisaldusest hästi suure osa, et see on see, mis selle mükoriisa abil tekitatakse, see aine on ja süsinik sisuliselt mingis mõttes süsiniku sisaldusega hästi kõrge. Ja kui nagu me maailmas vaatame, et kui palju muldades on üldse seda süsinikku, et kui see on siin see 1,58 × 10 astmel 12 on ju, siis pool või natuke rohkem sellest tekib nende mükoriisa seente abil. Et see ei ole kusjuures need taimed, see taimestik on ka hästi suur osa, aga peaaegu sama palju on seal mulle all nendes seentes. Ja maailma kõige suurem organism ongi üks seen, mis on, täpselt ei mäleta, aga umbes mingi 100 jalgpalli väljaku suurune seen maa all kuskil Oregoni osariigis Ameerika läänerannikul. Et võib-olla mõni veel, keda keegi pole kunagi avastanud, kes kuidas sa seda uurid nii hästi, et on lihtsalt nii suur. Aga need on sellised, mis hoiavad ja päästavad meid, et kui me räägime vihmametsadest, seal on süsinik ja kõik asi on ju. Aga tegelikult mulle all seentes on väga palju, vähemalt sama palju on ju. Ja see ongi see looduse tarkus on ju. Ta teeb mingeid asju, meie siin vaatame, teeme mingid oma järeldused on ju, aga me justkui nagu ei näe vahest pooltki. Ja mida siis inimene teha saab? Lihtsad asjad on ja mõtle nii nagu loodus on ja looduses tühja kohta ei ole, kogu aeg tuleb mulda kaitsta ja katta millegiga, kas siis elavate taimedega, pane midagi rohelist kasvama või siis surnud taimeosadega. See on see, millest permakultuur tihti räägib, pane põhku, pane mingid muud multsi on ja see on sisuliselt peenras kompostimine ja selle surnud taimeosadega mulla elustiku toitmine. Ja miks see oluline veel ongi, et see kaitseb siin tuula ja erosiooni ja seda mulda, hoiab vett, hoiab temperatuuri stabiilsemana, ei kuumene üle, et kui kliimatingimused meil siin on sellised äärmustesse kalduva maad, siis multsimine või see orgaanika seal peal või elusad või surnud taimed, siis hoiavad seda temperatuuri. Seda on ka leitud, et kas või kui muru natukene kõrgem on või taimed, et siis temperatuur on madalam, et Aveliina Helm on oma teadustöödes seda neid termopilte teinud ja linnades just eriti, et kui on niisugune asfalt või hästi madalaks hinnetud muru, et selle temperatuuri vahe ei ole väga suur. Aga linnades on see täitsa teema, eriti mingites kuumemates piirkondades, aga taimed kohe madaldavad seda kõrgemad taimed.
ja kusjuures need vihmapiisad, mis kukuvad maa peale, on päris hea matt sellele mullale, see tegelikult kompakteerib seda, pressib seda kokku, kui ikka kõvasti tuleb. Ja kliimamuutuste kontekstis ongi probleem see, et korraga tuleb rohkem ja siis mingil hetkel on kuiva, vaid selline vahelduvus on nagu suurem, et te nägite ka sel kevadel on ju, vaatad terve nädala ilmaennustus ainult vihm ja siis tuleb mingi nädal või 2, mis on ainult päike on ju, et see ei ole niisugune nagu vahelduv, et ma ei tea, kas see on tagantjärgi keegi ütleb, et kas see oligi kliimamuutus või mitte, aga igal juhul, et eriti sellistes olukordades on vaja, et ei ole ainult päev vihma, vaid mul on 10 päeva vihma ja ma pean seda mulda kaitsma, et ma sul minema ei läheks. Ja siis, kui te lihtsalt vaadata, ongi, et vaatad oma mulla peale, vaatad, kui palju sellest on kaetud. Mida rohkem kaetud, seda parem ja sinu valik on, kas siis elusate või surnud taimedega sisuliselt seda katta. Ja talveks ka kindlasti katta ära, et see on üks põhiasi, siis talvel ka keegi seal alati elab, et isegi kui lumi peale tuleb, seal all saavad seened ja asjad toimetada. Siis häirida võimalikult vähe, et häiringud on need, mis viivad selle koosluse järgnevuse jälle sinna nagu alguse poole tagasi. Ja kuidas see juhtub, näiteks üks viis on see karjatamine, ülekarjatamine, niisugune bioloogiline häirimine loomade poolt on ju. Et ühes kohas hästi kaua hoitakse, kuni mulla taimestik hävib on ja siis muld paljastub ja see on see, mis on põhjustanud kõrbestumist. Aga samas karjatamine on see, mis võib hoopis muldasid taastada, kui sa teed seda õigel viisil, hoiad nii nagu loodus teeb, on ju, et suur mingi kariloomade kari on ju ja siis ütleme sellised rohusööjad, eks ju. Ja siis tuleb mingi kiskja ja lükkab selle karja sealt liikuma, ta ei saa seal liiga kaua passida, on ju. Et näiteks Aafrikas ta läheb jälle kuskile edasi ja sööb seal jälle natukene ära, kakab ja läheb jälle edasi, on ju. Ja see ei ole niimoodi, et üks kari, mingi 100-pealine kari on kogu aeg selle mingisuguse hektarite peal. Aga see on see, mida me inimestena teeme ja mida meil on vaja loodusest õppida, et mitte nii teha. Et Alan Savory on oma raske katsumusega selle teada saanud, et tema lasi Aafrikas tema käsu peale või soovituse peale hästi palju elevanti ära tappa, sest et ta arvas, et nemad põhjustavad kõrbestumist, et talluvad ja trambivad. Hiljem sai aru, et nad tegelikult olid vajalikud ja võib-olla aitasid hoopis seda taastada, et me peame mõtlema rohkem enne, kui tegutseme. Et see on see, mida permakultuur soovitab ka, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, see on juba kõigile vana ja asi, mida teada. Siis teine asi, see keemiline häiri, mida ma mainisin, mis toimub siis nende väetiste ja taimekaitsevahenditega. Võid mõelda, et väetised ei ole nii ohtlikud, aga tegelikult väetised on enamasti soolad. Ja kui me mõtleme, mis juhtub, kui soola panna teo peale, siis me võime mõelda, mis juhtub ka selle muu mullaelustikuga, kelle peale me seda raputame. Et see pluss veel jätab taimed janusse, sellepärast, et seal on selline asi nagu osmoos läheb tööle, et kui taimedest väljaspool on hästi kõrge kontsentratsiooniga soola lahus, siis taim hakkab püüdma seda lahustada ja ta annab oma vee ära selleks, et seda olukorda seal normaliseerida ja siis tegelikult võib janusse jääda, nii et see on selline, aga kindlasti te olete juba sellised, kes ei väetagi, aga siis te teate lihtsalt, et mis ta teeb. Ja füüsiline häirimine on siis see, mida on hästi kerge teha, laevides kätte võtta ja paratamatult me teeme seda ikkagi, istutame mõne taime, ikkagi juhtub seda asja, on ju. Aga tähtis on siis nagu, et mitte seda kogu aeg teha ja mitte mulda ümber pöörata. Ja kui see tihedas, nagu ma ütlesin, et see on siis põhjustab sellist anaeroobset keskkonda ja kus siis haigustekitajad on edu positsioonil. Ja lisaks süsinikku paiskub hästi palju õhku selle käigus, mulla orgaanik just nagu põleb. Korraks on tore, saan seda toitainet seal ka kätte, aga siis läheb allamäge. Ja seda ma juba siin enam-vähem mainisin, seesama asi, et mis siis juhtub, kui ma künnan või kaevan. Ja seal me olemegi, et me oleme kündnud ja kaevanud päris kaua ja nüüd me hakkame siis seda taastama, milleks see permakultuur siin ongi, hakkame midagi tagasi panema, hakkame vedama orgaanikat kokku, kuidas teha midagi, et see on lihtsalt, me maksame lõivu selle eest, mis varem tehtud on ja pole midagi parata. Ja siis küsimus on muidugi, kuidas seda suurel skaalal teha, et ma ei saa suure põllu peale järjest vedada mingisugust põhku on ju. Ma pean ikkagi tegema seda nii, nagu loodus teeb, saama sellest tsüklist aru, sest et muidu see on sama hea kui nagu käsitsi tolmeldamine Hiinas on ju, et see on lihtsalt natukene hull.
siis taimede mitmekesisust on vaja soodustada, sellepärast et muidu on nii, et on nagu ainult üks koogivabrik, pakub ainult oma sortimenti ja ainult seda saab, on ju. Tahaks mingeid teisi maitseid, tahaks kedagi teist veel toetada, selleks on vaja mitmekesisust, et erinevad taimed toodavad erinevaid kooke nii-öelda, pakuvad erinevaid asju, teevad erinevad tööd oma juurtega, et seda tuleb arvestada, et looduses ilmaasjata ei ole nii, et mingid taimed saavad mingis koosluses hakkama, neil on igaühel mingi oma roll. Ja mitmekesisus on ka ainukene garantii muudatuste suhtes, et näiteks permakultuuris soovitatakse, et no proovi panna natukene soojama kliimaliiki oma aeta kasvama, ole juba valmis, sest et kliima muutub, on ju, see soojamad taimede vöönd nagu tuleb meie juurde. Ja kui läheks jahedamaks, siis oleks nii, et vaataks põhja poolt, mis taimed seal veel hakkama saavad, võtame neid endale või seal on see küsimus, et kas keegi on võõrliik või mitte, aga ökoloogilises mõttes kus selle planeedi piir on siis nagu, et kas mingis riigis see on nüüd võõrliik või mitte, et need kooslused on siin nagu edasi-tagasi vaheldunud väga palju, tuli jääaeg peale, pärast seda on kõik liigid Eestis võõrliigid või et see on niisugune ja paljude võõrliikide vohamise me ise ka kutsume esile tihti, et see on mingi meie tegemata või tegemata jätmise tagajärg, et küllap see Lusitaania tigu ka tuleb meile midagi mingis mõttes nagu õpetama, et nagu iga haigus on, et ja kui see mitmekesisus on suurem, siis mullaelustik on ühesõnaga ka mitmekesisem ja see niisugune tore mitmekesisuse artikkel on Sirbis, et kuidas maitseb kliima ehk olukorrast õunariigis, et see on Ameerika õunasortide osas, et kuidas see mitmekesisus on vähenenud ja mida see on endaga kaasa toonud. Ja siis ongi hea kogu aeg midagi kasvatada ja loogika ongi selles, et siis toimub fotosüntees, siis toimub kellegi nende mullaelustiku toitmine ja looduslikud taimed ehk püsikud on selles mõttes kõige soosituma, sest nemad ärkavad varem ja lähevad hiljem magama, nagu üks õige talupoeg kunagi on. Ja kultuurtaimed siis nemad hakkavad hiljem tavaliselt ja lõpetavad varem, et nendega siis nende puhul tuleb vaadata, et mis ma seal enne teen ja mis ma seal pärast teen, et see kasvuhooaeg võimalikult hästi ära kasutada ja nende kohta võite lugeda, et üks selline, ma ei tea, kes on siis mingi mahekeskuse poolt või maheklubi poolt välja antud sellise naljast väetiste raamat, et süveneda, mis variandid seal siis on. Ja loomade taimekasvatuste ühendamine, et seda ma tegelikult juba mainisin, see Alan Savory käisid läbi, et tegelikult see on positiivne viis, kuidas on võimalik muldu taastada ja meie kliimas siis ka tuua neid jälle loomatõue, mitte nii, et loomad on kuskil laudas ja siis see on hull probleem, et pigem viiagi tõue, siis nad ei ole enam nii suur probleem. Ja kui korraks öelda, et miks need umbrood siis kasvavad, ma ei tea, kas te olete mõtisklenud selle üle, mis nad teevad. Et nemad ongi need lahtise haava kinni kasvatajad, kui muld on hätta jäänud, katavad seda, kaitsevad seda, taastavad mulla struktuuri, tekitavad oma juurtega sinna käike. Et just kuulsin, et loodusmajas oli katsetatud, et umbes nii pikast jupist oraseinast, et aastaga, et kui palju teda tuleb, ja mis te arvate, mitu meetrit? Jah, et palju ta juurde kasvas nagu sellest ühest jupist ühe suvega. Päris hea, 15. Et nad on kohastunud, nad on nagu täiuslikud pioneerid, võikski neid kutsutada pioneerliikideks, kes siis aitavad mullal liikuma hakata sinna metsa poole ja seda ma olen ka näinud, et kui ma alguses oma põllu peale sinna ei teinud midagi, siis sinna tuli ainult orasein. Aga nüüd on mul seal palju teisi asju ka, et see kooslus on hakanud muutuma ja seda on hästi huvitav vaadata mingi koha peal, kus on kõva häiring olnud, et mis siis seal juhtub, et ma olen näinud, kuidas üks aasta on mingi taim 100% vohab, järgmine aasta on läinud. Seal on mingid asjad, mis juhtuvad, orasein ei ole võib-olla selline, et sa pead nagu natukene seal rohkem vaeva nägema, aga panebki meid proovile ja see näitabki seda, et kui kerge nävitada, aga raske taastada. Kui teil peenus on naat, kas te siis panete sinna mõne püsiku selleks, et naati välja süüa või kuidas siis toime tuleb? Mul lihtsalt nii värske lugu. No umbes nii. Vaarika põõsa all tõmbasin naati välja, et ma küsin lihtsalt uue küsimuse enda käest, et mis püsiku ma saan vaarika taime alla panna, et see naat seal ei möllaks. No jah, aga siis võib ka küsida, et aga äkki see naat on okei püsiks seal. Et kas nad tegelikult nagu toimivad koos või ei toimi. Sest nendeks väga sellist mõtte muutev oli, ma nägin mingit Rootsi toidusalu taimede nimekirja. Ground elder ehk siis see naat on ja pinnakatte taim. Täiuslikult katab pinna ära, hoiab seda seal kõike, hoiab niiskust, kiirelt kasvab on ja kindlasti heade kavatsustega see naat ju Eestisse ka toodi oma õite pärast, eks ju. Ülalist jaoks pane silte.
mulle meeldib naat. Kas seal seda lugu üks selline ikkagi mingisugune mõttemuster varasemast ja nüüd ma katsun siis täna järgmise 5 minuti jooksul selle üle kirjutada, et kui see vaarikas on see vaarikas ja vaarika all on paksult naati täis, siis minu mingi vana matemaatika ütleb seda, et see naat võtab vaarika jõu ära. Et nüüd see uus matemaatika ütleb midagi muud siit, et ta kaitseb hoopiski seda niiskust, ta kaitseb seda, et erosiooni tekiks ja riime. No sisuliselt ja võib-olla, kui seal mingil hetkel see kindlasti naadi juured on hästi tugevad ja kindlasti ta võtab, on ju. Aga no ütleme, metsas ka kasvavad kõik taimed ju kõrvuti, on ju, ja keegi ei võta kellegi jõudu ära. Et see ongi küsimus kontseptsioonist, kas seal mullas on nagu millestki puudu kogu aeg või ei ole. Et tegelikult, kui vaadata seda mulla elustiku mõttes, siis mulla lähtekivi, mis on kõik mineraalained olemas sadadeks tuhandeteks aastateks. Küsimus on lihtsalt selles mulla elustikus, kas seda seal ringeldab. Noh, muidugi, kui kõrvuti panna naad ja porgand, on ju, siis on teada, et ja kes võidab, eks ju. Ja see on lihtsalt sellepärast, et see porgand on nagu selline nõrgem tüüp, on ju, ta ongi selline abras olend, on ju. Mida? Ei, aga mis meil lahendus on? No siis küsimus ongi, et on vaja see naat sealt välistada, on ju, tal on vaja sealt see põhjus ära võtta, miks ta seal on ja muidugi lihtsalt nagu ka a la katta kinni, et ta ei saa seal kasvada, kasvab siis teises kohas, on ju. Mina olen ka vaarikatega multsinud. Ma ei tea, kas see on nagu parem lahendus või ei ole. Ei, multsimine on muidugi. Nad tuleb läbi ikka osaliselt, aga mitte niimoodi metsikud. Ma iga-aastaselt nüüd panen ja paistab, et nad on nagu metsikud vaarikad, aga lähevad järjest nagu tugevad. No jah, et sa toidad. Ei, ma siin ise oma lehtpuude. Lehemults. Ei, lehtpuude hakke. Just, et nagu kodusest või enda metsal korratud selles mõttes. Mina olen saekohtaks saekrugu. Ja vaarikad on üsna vaprad, nemad saavad sellega hakkama. Vaarikad on ju metsataimed, on ju, nad mingis mõttes sellised häiringujärgsed taimed metsades, eks ju, või lagendikes, kus piisavalt valgust on. Aga see põhimõte on jah pigem see, et pane siis juurde toitu. Aga kas 3 slaidi pärast tuleb selline slaid ka, mis ütleb, et kes kellega hästi kokku käib, et vaarikad ja porgandid ma ei pane kokku, aga porgandi ja kellegi panen kokku. Kas selline slaid tuleb ka? Või sa tead, kes kokku käivad? Ma selles loengus ei räägi seda sellepärast, et minu meelest see on nagu mingi selline ilge portsjon ja asju ja samas ma pean seda mingis mõttes ka nagu selliseks peenhäälestuseks, et see on jällegi see viis, kuidas inimene oma mõtet nagu keskendume sellele, siin on hästi palju teaduslikku infot ja siis ma saan katsetada seda, on ju. Aga lihtne on see, et ma ei tea, vaata lihtsalt ise, mis nagu läheb, on ju, ja mingid asjad toimivad ja mingid asjad ei toimi ja tegelikult mingisugused kooslused, mida on öeldud, et hullult hästi sobivad, on ju, on hakatud uurima ja selgub, et no ei saa nagu aru, et see nüüd tegelikult nii oleks, et osad on ka sellised nagu müüdid või sellised kinnistunud nagu see tagetes, on ju, et tegelikult on vist leitud, et ainult mingi üks tagetese liik on see, mis on täpselt sellise mõjuga ja siis osad tagetised võivad hoopis kedagi häirida ja et kõik need asjad ei ole nii siuksed, meil on see seltsilistaimede raamat ja siis sa loed seda ühte ja teistpidi ja sa ei saa aru nagu, et kui ma nüüd see on, et mis ma sinna kõrvale panen, et ausalt öeldes ma olen nagu natuke selle kõrvale jätnud ja lihtsalt keskendun, et kui mulla elustikus on asjad hästi, siis kasvab kõik ja võib-olla see viljavaheldus ei ole üldse nii teema ja nii edasi, et vaadake seda Charles Dowdingut. Temal on minu meelest väga sellised toredad käsitlused, tema on niisugune inglis. Jaa, mingil määral küll, sellepärast, et ma vaatangi seda, kuidas see muutus seal siis on, sest et see ei juhtu nagu nii ruttu, et kui ma ei taha, ma ei tea, et see naat seal igal pool on, ja siis ma mingis kohas üritan teda kontrolli all hoida ja loogika on ka selles, et kui ta ei saa fotosünteesida, siis ta ei saa elada. Ja selle loogika järgi Roundup tapabki kõik ära, et ta võtab selle läheb kõik kollaseks ja surevad ära, nad ei saa enam elada. Et mina ikkagi midagi rohin, aga ütleme nii, et kes üks käis mu sõbra ja küsis, et kas permakultuuri peavadki nii umbrohused olema. ja see on ütleme nii, et oleneb, mis koht sellest aiast, eks ju, et köögivilja väga paksu umbrohu sees ei saa kasvatada. Ja selle koha peal tulebki siis näiteks seda mulda toita teisel moel, kompostiga, see Charles Dowdingu näide on hästi hea, et tal ei ole seal peaaegu ühtegi umbrohtu ja tal pole nendel umbrohtudel seal ka eriti midagi teha. Aga kui mina alustan sellest nirust maast, mis mul seal on, siis mul seal alguses need lihtsalt on ja kui minu moto ei ole see, et kaeva iga aasta läbi ja pritsi mürgiga on ja siis ma pean vaatama, kuidas ma sellest edasi saan. Võib-olla võtab veits kauem aega või ma pean lihtsalt targemaks saama. Dowding tegelikult ütleb, et iga 2 nädala tagant tuleks rohida üks kõige väiksemat taimet, et jõuaks suureks kasvada. Aga üks mõtleb, et kaitseb mulda,
mõtlesin, et see peina, mida mina oma vanaemaga koos tegin aastal 20 oli see, et kaevasime läbi ja siis tegime nii ja siis tegime nii ja siis panime see. Ma mõtlen, et mul on peenral kastid, et võib-olla see till ei peaks olema nii nagu vanaemaga tegin, võib-olla viskaks teile tilli seem nagu laiali sinna kasti ja kõik on kaetud. Ma küll ei tea, ma praegu ei ole ühtegi head mõtet, miks tookord, tänaseni tõmban neid maad ja siis paned seened sisse. Isegi porgandite jaoks on nii toredasti välja pannud, ma olen näinud poes on sellised, kus riba peal, et oleks ikka õigesti sirgesti need porg. Õige vahekaugus ja noh. Et võib-olla lihtsalt kui viskaks seda seemet nagu selle võrra laiali, et nad ei pea olema rivis, kui tõesti ei tea, kus see rivi loogika on tulnud. Siis ta näed valesid taimi ära võttes. Ja kõpp väga vahelt. Võiks ju olla ikkagi niimoodi nagu peedi avas või porgandi avas. Ja selle kohta on tegelikult siukseid nagu katsetusi ja soovitusi, et kuidas mingit ala 7 liiki koos kasvatada ja mis sa õigel ajal ära nopid, et teisele ruumi jääks ja nende juured ei oleks konkurentsis. Et neid katsetusi on küll ja ma arvan, ise peabki nagu proovima, et tilliga, tõesti, seda sa ei pea nagu ridades ilmselt pidama, aga või ei tea, võib-olla porgandiga, Charles Dowdingul on ka porgandid rivides näiteks, on ju. Et osaliselt on ka see, et sul on lihtsam koristada ja sul on, eriti kui sul on näiteks müügiks kasvatad, on ja sul on nagu, aga kui sul on mingi oma väike asi, sa võid igat moodi ju panna, et see on. Tegelikult kommentada, mis mul tuli praegu meelde, et mida ma kodus teinud on tomat ja redis on niimoodi, et redis ma praegu, nad on nii suureks juba läinud, et tomat ei näe välja, aga tõesti, et täna saab ära koristada. Et ma saan aru, kindlasti raamat ütleb, pane tomat ja redis kokku, aga selle mõttega, et kaitsen mulda ja hoian peenad kinni on väga hästi. Redis võtan üles ja nüüd saab tomat minna. Ja see loogika on ajaline selline loogika on sees. Mul on tegelikult üks loeng, kus on see teema natuke käsitletud, see on Tartu Emajõe kogukonna aia jaoks. Ma tegin 2 loengut, need on seal YouTube'is olemas, et kus on need seltsilistaimede teema ikkagi veits käsitletud, et võib-olla siis sealt saab vaadata. Nii, aga vaatame, ma pean nüüd teile kiiresti rääkima sellest, et mis me täna teeme, sest et muidu me ei jõua seda teha, on ju. Aga see koosluse järgnemise rääkisime ära ja umbes selle rääkisime ka ära, et kes kuskil tahab kasvada, et see info oli juba sisuliselt olemas ja siis ongi see fookus sellele, et sa mõtled, et mis taim see on, kus ta pärit on ja siis ma hakkan mõtlema, mida ta tahab saada. Aga ma näitan teile ikkagi paar mullapilti, sest see on see, mida ma nii teinud, et mul käisid koolilapsed seal ja siis me vaatasime mikroskoobiga mulda, et see on ühest kompostist, kus siis on kõik need väiksed pallikesed on bakterid. Ja siis näiteks see on mingi amööbilaadne või ütleme selle grupi esindaja, kes sööb baktereid. Ja siin käis hästi vilgas elu, aga võib seda öelda, et see matakardi kompost on bakterite domineeritud, et hästi vähe on siin seeni kuskil näha, et seened, see ei ole veel seen, see on üks nematood, kes sööb baktereid, et tal on selline pikk saba ja seal on kõik paksult bakterid tal kõht täis, on ju. Ja siis on üks väike niisugune mulla agregaat ehk siis nagu orgaanika osakene, mis on kokku kleebitud bakterite seente poolt ja siis ta ei pea sinna vahele kinni ja siis ta hullult rabeles. Ma kohe näitan seda videot ka. Ja näiteks siin on üks seen, see tume seal, see liigub, see on üks kasulik seen, see ikka tume tähendab, et ta on seda süsinikku sinna omale korjanud juba. Ja siin on üks heledam seen, mille kohta võib mõelda, et ei tea, kas ta on kasulik või kahjulik, et ta on niisugune nii ja naa, aga point on selles, et kui on rohkem häid kui halbu, siis head võidavad. Niisugune lihtne. Et seal võivad olla haiguse tekitajaid mullas, alati on, aga kui head on ülekaalus, siis nemad võidavad. Ja vaatame, siin on väike jupikene sellest, kuidas see nagu välja näeb, kui seal keegi liigub, vaatame, kas läheb tööle. Näete, nagu võbiseb kõik, on ju. Need on need bakterid seal elavad niimoodi oma elu. Ja siis, võtame järgmise slaidi, kuidas ma seda saan. Ja siin on sellest samast nematoodist ka üks väike pilt, et kui ma seda esimest korda nägin, siis tundus natuke, isegi mul laps ütles, et issand, et nii hirmus. Et seal on igasuguseid üllatavaid olendeid, et näetegi, et oligi siia nagu kinni ja üritasin ennast sealt välja. Seal on 15 mikromeetrit seal 2 klaasi vahel, kui ma seda mikroskoobiga vaatan, et selle sees ta siis seal toimetuses on 400-kordne suurendus, nii et ta on tegelikult väga väike. Need bakteripallikesed, kes siin vahepeal näha, need on umbes 1 mikromeeter suured, et siis tema on siin, ma ei tea, 5 mikromeetrit lai või midagi sellist, et neid nii hästi ei näe.
aga nemad on need, kes siis söövad bakterid ära ja kakavad välja ja siis see on see, mida taimed tahavad saada. Jah. Aga vaatame edasi siis, paneme selle pausile. Et jah, siis me nägimegi kedagi kuskilt siit, see nematavad. Ja kompostimise põhimõte on ainult selles, et mulle elustikku tekitada ja see matokardi komposti põhimõte on sellest, seal on hästi palju kontsentreeritud elu ja siis ma panen selle juurde, et eesmärk ei ole anda toitaineid kompostiga tegelikult, vaid seda mulla elustikku eelkõige. Lihtsalt mõelda nagu ispidi ja see komposteerimise teema, no sisuliselt me lähme praegu nüüd tegema peenras komposti on ju, aeglasel meetodil, aga ma praegu sellesse kõigesse ei saa süveneda, vaid ma näitan, see on see, kuidas sellest on saanud siis praeguseks maikuu pildiga see, praegult juba veel lopsakam veidikene ja selline ülevalt vaade ka, aga ja väike see meie talukoht on seal niisugune metsaservas ja siin on mul üks katsetus niisuguse, kuidas põllu sees, mis siin siis kasvab ja siin on niisugune hiiering. Aga täna siis vaatame seda toidusalu korraks seal üle, et kas ta siis on, kus ta oma suksessioonis on, kas ta liigub metsa poole või teisele poole, mis taimed meile räägivad. Kas me kuskilt peame natuke midagi järgi aitama, natukene sirpi kasutama, see lõika ja pilla, et lõikad ja jätad sinna samma maha kompostiks. See sirbi ja see on see, mida ma teen näiteks naadiga oma toidusalus, et ta kasvab mingi maan, siis ma vaatan, okei, nüüd hakkab vist juba mõnele liiga kangeks minema, siis ma lõikan ta sinna maha lihtsalt. Ja siis ongi see, mis toidusaluga võib juhtuda, et sa võid valida nagu erinevaid toidusalu viis, et meil tegelikult on mitte rääkida, et see kõik ei ole meil toidusalu ilmtingimata, vaid see on niisugune väike jupikene midagi sinna poole. Ja alati peab nagu muutma, kui midagi ei ole nii, nagu sa tahad, et loodusega kõik kogu aeg muutub. Ja see ürdispiraal, mis me siis täna ette võtame, et miks see üldse oluline või miks ta üldse toimib, on see, et see on selline teomuster, see on mingi muster, mis ma loodusest võtan ja sellisel kasvatamise mõttes ta loob erinevat mikrokliimat, et seal lõunapoolses küljes on kõige soojem, on ju, põhjapool küljes natuke varjulisem, jahedam, siis ta läheb veel kõrgusesse, ta tekitab sellise sinna tippu siukse veel kuivema koha, on ju, mõned ürdid tahavad just seda. Ja siis need kivid on omakorda elupaigaks on ja keegi saab seal sisalikud saavad sinna sisse kolida ja keegi teised on ja siis ta lihtsalt on nagu ka selline ilus asi, mis aeda teha ja eesmärk on siis panna sinna lähedale, kus sul neid ürte vaja on. Ja siin on siis see inspiratsioon ja meil on isegi vist natuke suuremad tükid, aga et niimoodi vaikselt hakkad seda ehitama, et keskelt on ta kõrgem ja siis servastest madalam, et siit on nagu lõuna poolt vaade tõenäoliselt, et midagi sellist. Ja mis taimed me siis kuhu paneme, et te tõite päris palju erinevaid taimi täna, et siis saame vaadata, et üldiselt mündid ja päteselid ja laugud on sellised, mis tahavad rohkem varju saada või see põhja poole panna, siis sinna vahepeale, laugud on üldiselt leplikud, aga võib-olla monarda või pune siuksele vahepealsetesse kohtadesse, siis kuivematesse kohtadesse, siis iisop ja tüümian ja lavendel, et ja mida me siis veel on, et siis saame siin need kohad ära täita. Ma võin küsida, et ükses kohas on tunnetid hakkavad sipelgad ja oled igastama, kuidas kasvama, tegutsema. Et see kivi kohe nagu kõlab mulle sellisest, et hea sipelgad õiguse kohta. Ma ei tea, minu ürdispiraalis ei ole igal pool sipelgad, ma ei tea. Jaa, aga mul ei ole küll paegivist, aga mul on tellistest. Aga nad ikkagi nagu on kusagil, aga kindlasti see ei muutu selleks sipelgametsaks, kus on nagu miljoneid pesasid seal koos on, et ma ei tea, samasti võib selles kohas, võib-olla seal kohas oli juba ennem sipelgapesa ja siis tegin mina sinna või ma ei tea, minu meelest nad ei hävita kõike ära, nagu looduses on ka ju sipelgad ja see ei ole niimoodi, et kõik on nagu paljas seal, kus sipelgad on, et kasvuhoones on sipelgad, võib-olla siis on raskem ja porgandipeenras nagu ka, aga seal kasvavad ju püsikud, et ma ei tea, ma ei ole seda seni ise nagu probleemiks pidanud. Ma kord küsin sipelgad. Mul on ka sipelgad igal pool, ma ei ole niisugune mitte midagi teinud. Ma saan aru, et kui veel mõned taimid kasvad, siis nad võivadki jääda sinna, nad ka üks osa sellest. Ma olen aru saanud, et ma ei ole aru saanud, mis nendega tegema peaks. Nad on taimed kasvuhoones ikkagi loomulikult, seal puhastama saanud, keegi ronib üle. Ma märkan neid erinevates peenades, ma tegema ma ei ole midagi hakkama peaks. Lohuta ennast sellega, et sipelgad söövad puuke. Puuki söövad. Aga ma just tahtsin küsida, et ma võtsin koerad ühe puugi ära, kelle jaoks see puuk ei haagi. No ju siis sipelgadele. Et mida?
käid lastepeades, kellele need head on? no mis asja ma tegin, on ju puugi nagu ikka teed, on ju katki ja, aga võib-olla nüüd ma hakkasin mõtlema, mis ma oleks pidanud sinna. Sipelgatele andma või? Nojah, eks meie teadmised kogu aeg kasvavad, et mida keegi teeb ja mida siis ise teha, et lihtne on nagu maha lüüa, aga ja hästi raske on nagu armastavalt suhtuda, jah. Jah, on jah. Aga ma saan aru, et mingi loodushoidmise koobetesse selle sipelgale, et minul on ka väga viljakas sipelgate kasvatamise koht. Et see lihtsalt, et kui sa nendega mitte midagi ka ei tee, lõpuks on see väga tüütu, sa lõikub endas ka käia, kui need sipelgad nagu lihtsalt ronivad. Nagu kuklased sinna ronivad ja oma pesa teevad, siis võib-olla tõesti, aga need teised pesad on ju maa all enamasti. Kuklased, mullamurelased, jah, just. Aga selles mõttes maa all küll, aga nad teevad ikkagi ju elavat maa peal. Selles mõttes... Ma ei tea, ärme ette tõtta, et vaatame, kui tulevad, siis vaatame, mis teeme. See Roundupi üks vist. Ei no Roundup on taimede suretamiseks, see ei ole sipelgate suretamiseks, et aga mul ema ütles, et aga manna, et ema ütles, et kaneeli ostmine läks kalliks, et vahet ükskõik mis tugeva lõhna. Et kaneel või see manna pidi olema niisugune, et see paisub, et nad koguvad seda kokku ja siis see paisub ja siis ma ei tea, nad siis surevad ja üsna mürk ei ole, aga ega ta väga ilus ka ei ole. Eks see on alati see piiri tõmbamine, see tasakaalu otsimine, kus on inimene ja kus on loodus ja kus olen mina oma aiaga, et kui ülbe ma olen või kui alandlik ma olen, et eks see on nagu igaühe enda niisuguse tunnetuse küsimus, et mina nagu ei anna soovitust kedagi hävitada, sellepärast et tal on ilmselt mingi põhjus seal olla. Et ma lihtsalt ei taha seda, et kui te ise tahate teha midagi, siis tehke, et see on teie oma suhe loodusega, on ju. Et ma arvan, igaühel on see nagu mingis mõttes isiklik. Annaks neile mingit põhjused, kus läheb mujal olla kui minu peetras. Ja. No ma olen kuulnud, et Ameerikas on olemas sipelgalausujad, kes siis nagu suudavad enda sipelgatega kokkuleppe saavutada, et palun 2 meetrit sinna poole. Et võite proovida, kas teis on selliseid varjatud võimeid. Seal on vist niisugused teeb mingit maja nahka. Ja seal on see teema võib-olla veits karmim. Ja see, ma tegin pildi ka sellest, mida mina mõtlesin, et vaatame, kas meil õnnestub seda teostada, et see on siis nagu see põhjasuund on siin, et siia jääks niiskemale, siia on tegelikult võimalik isegi veesilm teha, kui on mingi kauss või pott või midagi panna. Ja siis kerida järjest nagu ülesse poole siia, et kas me saame sellise umbes kokku. Et need kivide laius ei ole võib-olla igal pool 40 senti, aga nii kuidas ta siis on, et teeme selle järgi ja kui suur ta siis täpselt tuleb, ma paberi peal arvasin, et võib-olla on 3 × 3,5, aga need kivid nagu määravad selle ära, et meil on vaja mingit alal lihtsalt kasvualaks, mis ei ole liiga kitsas, et muidu seal nagu kuivab liiga ära see muld. Ja kuidas me teeme siis seda, ma ei tea, lähme koha peale, hakkame tegema. Teooria on siis see, et paneme papi maha kõigepealt, kui võimalik, siis teeme selle märjaks natukene. Või võib-olla isegi see pole nii oluline, kuigi praegu on kuiv aeg, et selle märjaks tegemise mõte on selles, et kui ma teen mingit, et muidu see papp korjab selle esimese niiskuse, mis ta saab endasse ja siis taimedele seda ei ole, et kui ma teen ta enne märjaks ja panen mulla peale, siis tema on juba üks asi, mis on seal selle vee enda sisse võtnud. Ja ma kirjutasin, et hakkame keskelt pihta, see pilt ei hakkame keskelt pihta, aga võib-olla hakkame hoopis servast, et meil on praegu seal see hunnik mulda täpselt selle koha peal, kus võiks selle spiraali ehitada, et me peame seal natuke nipitama. Ja siis sinna aluskihti saame panna mingisuguseid oksi ja ka sellist tooremat kraami köögikomposti osas, et seda tasakaalustada natukene, siis vaatame üle, mis meil seal veel on, et sinna peale siis mingid kõdusõnnikud vist on ja mingid turvalaadsed ja. Ma teen väikse üllatuse kaasa natuke rämpsu villa. Väga põnev. Seda on alla või peale. No vaatame oma materjalid üle, et jah, ma olen ka pannud põhja, aga samas me vaatame, kas meil midagi peale kompostiks on, et tegelikult seda on võimalik ka nagu peale panna, et ka kasvuhoonetes kasvatatakse, et pannakse villa nagu pealmiseks multsiks hoopiski. Aga see plondi küsimus, et papp on selleks, et see umbroiselt läbi tuleks, mitte muul põhjusel. Ja ta lihtsalt laguneb pärast ära ja kui nende liimide pärast muretseda, siis on see sama teema, et aga kus teises kohas nad siis paremad on, et komposteerime nad siis seal ära. Ja kõik need geotekstiilid, mis on seal poes, võivad jääda sinna poodi? No jah, selles mõttes nende kasutuse eesmärk on ainult siis, kui sa korraks tahad mingi ala ära katta, sa võtad sellised pärast ära ja kasutad seda korduvalt, et kui ostad, siis ostad midagi korralikku ja siis köögiviljapeenade ala on niimoodi võimalik teha, et ma katan mingi aastaks mingisuguse ala ära, tõstan selle jupikese edasi, toidusõlu saab samamoodi teha, et lihtsalt see olemasole taimestik sealt ära võtta, see on lihtsalt kiirem viis, nagu
muidu sul läheb lihtsalt palju aega. Ja siis asume tööle. Ja siis hoidke endale siis alati seda silti varuks, kui naabritega läheb teemaks, et Keskkonnaamet on selle välja lasknud kõikide elurikkuse fännide toetuseks, et selle. Ja nojah, siin on need mõned, kelle töisid ma vaatan, see nimekiri ei ole täielik. Et pidevalt muutu. Aga õues siis saame selle jutu käigus seal küsimusi ka küsida ja arutada ja teeme siis selle asja koos, et see on ikkagi nagu teie asi siin, et minu kodust on ta 2 tunni kaugusel, et teile on see lähemal ja siis loodan, et teil tekib ka mingi isiklik seos sellega, kui te oma käed sinna külge panete. kui ma tõmban terve peenra üles, onju. Et pigem sellega nagu vaikselt kogu aeg tõmban teda maha, ta kasvatab mul orgaanikat, ma võin ta siia ja nagu multsiks jätta, onju, mingis mõttes teeb kasulikku tööd ja ma ei hakka liigselt nagu painama kõiki teisi taimi selle juurestiku väljakakkumisega, onju. Võib-olla mõni teine, võib-olla selle võilille võin nagu kähku välja tõmmata, siin on siuke kobeda muld ka, tuleb lihtsalt, onju, ja mul on seda mõtet üldse teha, sest noh, vahest on ju see, et mõtlen tõmban juurega välja, aga ta ei tule, et noh, ma tõmban, vaata, kas tuleb.
ei no kui ma teen näiteks kuumkomposti, siis saan küll, siis need seemned ka hävivad. Neid ei tasub ennast jätta, et need. ei no need võid ka komposti panna koos nagu. Nojah, kui sa selle ära võtad, siis sa võid jätta sisuliselt selle siia alla ka. Piimanõgest, no seda ma olen. Jah, aga mina võtaks ta selle ära, sest et jällegi teisipidi ta hakkab kiiresti kevadel kasvama, ta on mesilastele kasulik on ja ta võib seal mingi maani kasvada ja kui ta siin kõrval ei ole nii, mul ei ole kiviktaimla siin on, ta ei ole otseselt nagu nii hävitav nende teiste taimele, et ma lihtsalt praeguses etapis ongi juba hea näha, et võtan maha, ta on hea mulč mulle sellele ise kasvanud mulč, ma ei pea kuskilt tooma mingit haketega mingit asja, et ta nagu selles mõttes on kasulik, et ta ei kõik elavad taimed teevad nagu head tööd, on ju. Et igaühel on mingi kasulik roll, et siis mõni on kõvem, on ju, siis sa pead saagima, siis natukene võib-olla neid ei tasub siia jätta, eks ju. Ja mis siin siis üldse on? No siis mõned ütlevad, et see pronkstööristal on veel see ka, et ta annab seda vaseosakesi mulda natukene, et see on ka mingi mikroelement, mida võib vaja minna. Ja seal taga on veel mingi selline filosoofia, et miks harida mulda, et mulle harimisel tööriistadega, mis ise ka mullaga kokkupuutes nagu hävivad, et äkki peaks seda tegema selliste tööriistadega, mis ei hävi, et see on selline nagu veits filosoofia pool juba on, aga sellise Schaubergeri filosoofia seal taga, miks ta töötas välja mingisugused pronksist adrad umbes ja mingid asjad, et see on justkui sõbralikum, et aga lihtsalt üldine küsimus on ka see, et kus sa saad omale hea kvaliteetse tööriista, et muuhulgas need on ka kvaliteetsed ja kestvad tööriistad. Ma võtsin mõned teised ka kaasa, et siis saate pärast vaadata, mõnda on täna vaja. Aga nüüd, kes siis julgeb võtta siis selle töö kätte, et võib siis seda valikut siin teha.
oleme nüüd suure pingutuse tulemusena saanud hakkama päris suure ürdispiraaliga. Mina pole ise varem nii suurt teinud ja võib-olla teie ka ei ole. See on paekivist siis tehtud. Loodame, et peab vastu ka ilmale ja väiksele tallumisele ja nüüd me istutame siia järjest vastavalt kasvutingimuste eelistustele siis erinevaid taimi. Seal põhjaküljes on leesputk, mis valisime selle koha, seepärast talle meeldib niisugune rammus ja võib-olla natukene niiske muld ja ta ise kasvab väga kõrgeks, et siis keegi tema taga ei satu varju. Et tema on kõige põhjapoolses osas. Siis kõrvale panime karulaugu, mis on selline, kes ei taha suvist päikest saada, et kevadel ta tuleb küll vara välja, aga ta ei taha sellist suvist lauspäikest, et siis ta jääb natukene selle leesputke varju ja sinna tulevad ka need mündid edasi peale, et varjavad ta hiljem ära. Siis tuleb siit edasi mündid. Mündid on ka sellised, kes nagu saavad poolvarjus paremini hakkama. Münt läheb sinna, siis tulevad juba mõned laugud, seal on väga huvitav see, mis sul ongi see rindeline sibul, mis kasvatab sealt pealt uusi järjest. Ja siis läheme edasi veel mõnede müntidega ja siis igale poole tuleb basiilikut, mida meil rohkem on. Ja spiraal lõpeb siis tüümianiga, mis on kõige kuivalembesem. Meil peaks olema vahepeal kuskil ka seda pune. Selle võiks kuskile siia keskele panna ja siis siia kõige ette selle lavendli. Ei, meil polnud lavendlit, salvei. Ja me tegime seda siis niimoodi, et siin all on papp, siis panime siia sellist leiumaterjali, oksi ja asju, mida ära kasutada, siia läks ka kohvijäätmed. Ja kõige peale siis ja täitaks siis see kõdusõnnik lähedalt hobusetalust ja siis kõige peale sellist multsiks lehesodi või sellist lambavilla ka siis katsetame, kuidas see siin kas hoiab tüümeni talvel soojas. Et muu siis on see edasine loodusejõudude ja siis kohalike inimeste töö tulemus, et mis siis siia edasi saab ja kuidas see edeneb. Loodame pikka iga sellele ettevõtmisele ja see, et ta siin kasvaks ja ilusamaks läheks. Ja veel on siin huvitavaid taimi, mille me alles kodu leiame, nii et aitäh kõigile, kes jõudu tulid tegema. See oli niisugune jõusaali töö meil täna.